Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd oleme jõudnud oma luulekoguga nii kaugele, et hakkame siia ise joonistama lisaks ühte pilti. Et mul on siin siis juba otsitud pildid olemas, aga mina tahtsin siis joonistada pildi luuletusele Lumehelbeke. Ja selleks, et joonistada võite muidugi igal pool, kui ideid ei tule, siis minge kooli kodulehele, võtke õppematerjalid lahti. Siin on selline osa nagu multimeedia. Ja siin on siis, näete, joonistamine veebis päris palju erinevaid neid keskkondi. Teen lahti. Nii, ma nüüd ei hakka kõvasti aega kulutama, ma lihtsalt kiirelt teen siia ühe lumehelbekese, et teile lihtsalt näidata, aga teil kindlasti tulevad palju ilusamad pildid. Ja igas keskkonnas tegelikult see joonistamine ja salvestamine on natukene erinev. Aga ma näitan teile, kuidas on võimalik nagu igast keskkonnast lihtsalt seda teha. Oih, mingi joon tuli, võtame siit sammu tagasi. Et kui ma lähen nüüd siia otsingu alla ja kirjutan siia lõikeriist, see võib olla ka teil inglise keeles snipping tool, siis selle tööriistaga on võimalik teha siis lõikepilti. Ja lohistan selle, kuhu ma tahan, et ma saaks ilusti siit selle kätte, siis võtan uus ja nüüd siis lohistan ümber selle pildi. Nii, ma tahan seda kätte saada ja siis on ta mul siin ilusti olemas, ma võin endale arvutisse salvestada, aga proovime kohe kopeerida. Võtan siit kopi, lähme oma luuletuse juurde, läheme siit kõige lõppu, ja siis Ctrl+V või siis paremhiire klõps ja kleebi, vaatame, kes meil on siin meie Lumehelbeke olemas. Ja jällegi selle pildi ma saan siis vajadusel teha, panna õigesse kohta niimoodi, hopsti, kus ma tahan ta siis panna ja nii on mul siis kõik tehtud. Ja nüüd siis tasuks üle kontrollida, et kas luulekogus on siis kõik olemas, mis siis olema peab, et vaatame üle kohe. Tiitelleht on olemas, ilusti vormistatud, sisukord. Aga sisukorras mul ei ole nüüd kasutatud allikaid, et esimene luuletus pildiga olemas, teine olemas, kolmas olemas ja mäletate, kuidas seda sai. Valin välja kasutatud allikad, määran, et see on pealkiri 1 ja nüüd, kui ma lähen uuesti oma sisukorra juurde, klõpsan selle peal, siia tekib selline värskenda sisukorda olukord. Klõpsan selle peal ja näete, mul tekkis kasutatud allikad ka. Muidugi jälle fondid ja asjad pean ma siis ise käsitsi korda tegema. Aga et niimoodi valmiski meie esimene suurepärane luulekogu.